kõikidele elusolenditele ja maailmas viibijatele. Biotoopia podcast. Kalevi Kull on teoreetiline bioloog, ökosemiotik ja ökofüsioloog. Ta on Tartu Ülikooli semiootikaprofessor ja International Society for Biosemiotic Studies president. Täna räägime Kaleviga konkurentsist hoidumise printsiibist, mis iseloomustab looduslikke kooslusi ja koosluste loomulikust mitmekesistumisest. Seejärel aga inimtsivilisatsiooni energialiiasusest, lihtsamast elust ja sellest, kuidas inimene oma kaotatud vabadusi tagasi võtta saaks. No, tere hommikust. Rõõmsat päeva. Et me istume nüüd sinuga ühes Tartu kõige, mitte päris kõige vanemas, aga ühes vanematest majadest 100 meetrit ülikooli peahoonest eemal ja mul tekkis hiljaaegu üks küsimus nagu Dawkinsit lugedes selle iseka geeni kohta, et miks see geen nüüd tingimata peab isekas olema ja mis sa üldse sellest, mis sina sellest Dawkinsi teooriast arvad? No Dawkins on hästi järjekindel neodarwinist ja ajab seda ja on ajanud seda loogikat, aga see on jah üks huvitav hästi laiali läinud metafoor. Ometi, mis see geen siis on, põhimõtteliselt tükike DNA-d molekul, osa molekulist ja muidugi tal on mälufunktsioon, ta on osa organismi mälust. Aga mäluna ei ole ta muud kui mingisugune struktuur, mis aitab taastada mõnda rakus, täpsemini, eks ole, valke rakus. Aga mälu, mingisugune muster, võtta CD peal see hääl, mida me praegu siin teeme, on ka üks niisugune muster. No pagan, CD ei ole isekas. Ma usun, igaüks on nõus, et tal ei ole mingisugust isekust. Ja nii samamoodi ei ole mingit isekust muidugi sel geenil olemas. No ei ole, kõnelemata sellest, et isekus on, nagu meile vanemad on õpetanud, väga, väga ebameeldiv omadus. Inimesed, mõned on isekad, aga geenidele ja isegi üldse teistele organismidele isekust peale määrida, see on puhas inimliku omaduste neile omistamine. Ja, et tegelikult, eks Dawkins ju kasutab seda isekat geeni sellise metafoorina, eks ju, ja tegelikult, mis ta nagu silmas peab, eks ju, et olelusvõitlus on oma olemuselt isekas. Et kuidas sina sellesse väitesse suhtud, et kas nagu selline isekus aitab organismidel ja eluvormidel nagu paremat elukvaliteeti saavutada või on seal isekuse asemel või isekuse kõrval nagu hoopis teisi olulisemaid parameetreid? Organismid elavad kõik kooslustes. Keski ei ela väljaspool kooslust õigupoolest. Ja seal see isekuse metafoor ei ole ikka tegelikult üldse asjadest arusaamiseks hea. Selle kohta on väga tore raamat eesti keeles, pealkiri on Elumuusika. See on Dennis Nobli raamat, mille Lauri Laanisto eesti keelde tõlkis ja Varrak oma rohelises sarjas välja andis, kus ta neid Dawkinsi metafoore ükshaaval lahti lahutab ja parema tasemele pakub.
Nii et see koosluses olek on ju, tähendab seda, et peab teistega kokku sobima ja midagi isekuse taolist, eks ole, see on täitsa vastupidine eemaldumine selle teistest. Nii et, aga see kokkusobimise tendents on ikkagi elukooslustes olnud valdav. See, ütleme, evolutsiooniteoorias on hästi palju võimendatud nagu seda niisugust nagu olelusvõitluse aspekti, viimase sajandi vältel on nagu tundavalt nagu järjest tugevamaks läinud see ideoloogia ja siis loomulikult nagu ellujäämine kui kõige olulisem osa. Hiljaaegu, kui me salvestasime ühte Biotoopia podcasti Hasso Grulli ja Bayo Akomolafega, siis seal tekkis üks selline huvitav mõttekäik neil, et ellujäämine ju on loomulikult nagu vajalik, aga et nagu sellise nagu elu eesmärgina on see väga vaene ja kõhn eesmärk, et tegelikult nagu ellujäämine on muutub äärmiselt aktuaalseks sellises kriisiolukorras, näiteks kui on laevahukk. Aga kui sa oled juba kaldale roninud, siis nagu tegelikult muutuvad oluliseks hoopis teised aspektid, nagu näiteks nagu heade ja toimivate suhete loomine nagu teiste elusolijatega. Kõigepealt seda, et evolutsiooniteooriaid on terve rida. Tarvinlik ja edasi neotarvinlik on ainult üks neist, aga teisi tehti ka nii enne kui pärast 19. sajandi keskpaika. Nii et ka sümbiogeneesiteooria on enam kui 100 aastat vana, mis ka olelusvõitlusse täiesti teisiti suhtub ja teisiti evolutsiooni põhjendab. Ellujäämispüüd ise, tähendab, kui eesmärk, saab olla organismidel üksnes siis, kui nad midagi surmast teavad. Aga peale inimese teised õieti enamasti peaaegu midagi surmast ei saa teada. Järelikult ei saa neil olla sellist üldist eesmärki nagu jääda ellu. Nende käitumist juhatavad nende vajadused, need vajadused on seotud homeostaasiprotsessidega ehk siis keha tasakaalu hoidmisega. Tasakaalu hoidmine jah küll, aga see ei ole niimoodi üldine surmast hoidumine. Nii et erinevalt inimesest. Aga see keha tasakaalu hoidmiseks ju samuti see isekus ilmselt ei ole nagu kõige parem strateegia. Kindlasti mitte. Ja. Kust me seda tasakaalu nüüd kõige paremini kätte saame? Kuidas seda? Federico Fellini on üks väga tore film Orkestriproov, kus nagu ka mängitakse läbi nagu neid erinevaid, ütleme neid niisugusi diktaatorlikke mudeleid ja koostöömudeleid, eks, mis nagu ütleme sellise orkestri puhul on suhteliselt ilmne, eks, kuna seal on, üks on dirigent ja siis teised on need, kes peavad dirigenti jälgima. Looduses, kes meil looduses dirigent on? Huvitav ongi, et ei olegi dirigenti. Üks üldisi bioloogia printsiipe on konkurentsist hoidumise printsiip. Tähendab, organismid satuvad konkurentsiolukorda muidugi
aeg-ajalt. Ent see mehhanism on ise selline, et ta kallutab endast eemale, see ei ole stabiilne. Ja see teisisõnu tähendab, et on niisugune suundumus ilma eesmärgi teadvustamiseta vastastikuse sobitumise poole. Tasapisine. Mõnikord õnnestub, mõnikord ei õnnestu. Aga see tendents ise siis juhatabki, võiks öelda, koosseisukoosluste struktuuri tasapisist kujunemist. Ja nii see vaikselt liigub. Selle tulemusi on, et kooslus, kui talle on antud rahulikku arenemise aega, muutub mitmekesisemaks, tasapisi mitmekesisemaks. Vanemad kooslused on tavaliselt elurikkamad. See tähendab siis seda, et vanemas koosluses on nagu rohkem neid koosolijaid, arvuliselt rohkem. Eriliigilisi rohkem ja neid seoseid nende vahel on rohkem. Just nimelt. Muidugi selle kooslused erinevad meie siin selles piirkonnas, kus viimane jääaeg peal käis, siin on kooslused ei ole vanemad kui mõned 1000 aastad, aga seal tropikaladel võivad olla kooslused miljoneid aastaid vanad. Ma käin Lõuna-Tais tihtipeale ühes metsas, kus on mets kasvanud viimased 160 miljonit aastat. Mis ei ole vahepeal nagu merepõhjas käinud, mis tähendab, et need erodeerunud lubjakivi kaljud veel mäletavad, kuidas lõhnab ilma õistaimedeta mets. Aga, ja seal jah, tõesti võib öelda, et seal see elurikkus on tohutult suur, eks no kliima on seal ka muidugi vist nagu soodsam ja see teejuht, keda ma seal džunglis käimiseks endale alati appi palun, ta on juhatanud hästi palju biolooge ja ta oskab hästi inglise keelt, ise on džunglis üles kasvanud poiss, praegu ta on juba peaaegu varsti 50 ja on väga hea teejuht ja ta on mulle natukene avanud nagu neid seoseid ja neid struktuure, ühesõnaga, kuidas seal need taimed ja need putukad ja need loomad ja uuesti taimed ja mingisugused mikroobid ja asjad nagu omavahel suhestuvad ja see on nagu tõesti hämmastav. Siis ma olen mõelnud, et sa enne mainisid ka stabiilsust ja sellise paljuliikmelise koosluse puhul tundub, et stabiilsus on tõesti väga nagu püsib kergemini kui sellise väiksema seltskonna puhul ja võib arvata, et need seltskonna liikmed nüüd nagu keegi otseselt stabiilsuse poole ei pürgi, eks ju, ei teadvusta omale seda stabiilsuse vajadust, et kas see selline stabiilsuse teke, kas see on siis midagi nagu midagi loodusseaduse taolist või selline statistiline tõenäosus, mis selle tulemusena tekib ja kas sellel on mingisugune matemaatiline väljendus või? Stabiilsusega on asi natuke keerukam. Ega kõigepealt juba see, et kuidas teda nüüd täpselt mõõta. Siin on hulk võimalusi ja see tuleb siis enne kokku leppida.
aga noh, mitmekesistumisega seotult siin on ka mitu erinevat protsessi. Üks on see koosluse kujunemise protsess, kus erinevad olendid siis sobituda üritavad võimalikult hästi tasapisi rohkem ja rohkem seoseid, suhteid teiste liikidega seal kujundavad, aga teiselt poolt on ka evolutsiooniline, sest et see koosluse kujunemise aeg 100 aastat, võib-olla 1000, see ei ole veel evolutsiooniline olulisel määral. Evolutsiooniline on siis miljonite aastate mastaap. Ja ka evolutsioonilises arengus on olemas niisugune reegel, mida on isegi nimetatudki bioloogia esimeseks seaduseks. See on tendents mitmekesistumisele. Diversiteet lihtsalt iseeneslikult kasvab tasapisi. Evolutsiooniliste juhuslike suurel määral protsessid tulemusena. Nii et see on, ütleme seal väga vanade, eks ole, koosluste puhul on see evolutsioonilise mitmekesistumise roll ka. Meil on siin, meil Eestis sellel ei ole suurt rolli. Aga stabiilsuse koha pealt, kui muutub kooslus küllalt rikkaks juba, enam-vähem nii öelda liike täis, siis üks selle stabiilsuse avaldusvorme on see, et tasse ei mahu enam invasiivid ja introdutsendid eriti sisse. Ja seda me näeme oma ümber kogu aeg, et eks ole seal need kooslused, mida me oleme vaesestanud kõik kündmise või teel või muul viisel, siis sinna tulevad nii-öelda umbrohud sisse kohe palju neid. Aga vanasse niidu kooslusesse umbrohud nii naljalt sisse ei satu. Mõtlen, siin tuleb täpsustada, mida me umbrohu all mõtleme muidugi, aga invasiivse liigi mõiste on ju siiski väga lihtsalt ja arusaadav. Just nimelt. Ma just mõtlesin Kütiorus mõned päevad tagasi, kas näiteks Laelatu puisliidul palju seal võidlille leida on? Üksikud on, aga nad ei domineeri. Üldse, eks ole, mida liigirikkam, seda vähem domineerimist. Ei ole ühte liiki naljalt, mis on üle teistest. Aga nüüd selles nagu järjest kasvava diversiteediga keskkonda on nagu ühe kaasamängijana sattunud inimene. Ja kuidas meie nagu inimestena peaksime selles olukorras olema ja mängima niimoodi, et see elurikkus ei kahaneks meie tegevuse tulemusena. Et kas minule küll tundub, et see meie tsivilisatsiooni praegune areng on niisugune, et me oleme muutunud nagu üliinvasiivseks liigiks, kes kipub domineerima nagu igal pool ja igas kliimavööndis ja järjest nagu seda diversiteeti nagu pigem kahandama, mitte kasvatama. Kas ma saan valesti aru? No see on jah, igalt poolt näha ka, kui kas või selle järgi võtta, kui palju muutusi on inimene nüüd põhjustanud.
võtame maismaa ja selle selgroogsed olendid, siis neist loomadest praegu inimene kaalu järgi moodustab rohkem kui 1/3 kõigist. Kõigist selgroogsetest. Kõigist selgroogsetest. Ja kui palju nende seas on nüüd veel inimese peetavaid kariloomi? Neid on veel 2 korda rohkem kui inimesi endid. Nii, tähendab 60% umbes on koduloomad, kariloomad, kõik kokku linnud. Ja metsloomadele, metslindudele on jäänud ainult 4%. 4%? Jah. Nii et see on juba ise, eks ole, näitab, kui palju me oleme muutnud. Taimede osas on asi mõnevõrra paistab parem selles mõttes, et seal ikkagi on kultuurtaimede osa väike suhteliselt veel. Küll aga, kui me nüüd neoliitikumist peale hakkame vaatama, siis kogu taimse massi osa, taimne mass üldse maismaal on poole võrra vähenenud. Taim on lihtsalt palju vähem. Nii et siis taime, erinevaid taime liike on vähem? Ei, see on massi järgi. Lihtsalt massi? Rohelise massi, kogu selle, ühesõnaga, mitte ainult roheline, kogu taime massi. Nii et see on üks väga suuri muudatusi. Nii et miks see toimunud on ja kuivõrd ja millal, ikkagi huvitaval kombal kõige suuremad muutused on viimane 100 aastat ainult. Enne seda ka tasapisi muutus, aga pöörased muutused on viimase 100 aasta omad. No need graafikud näevad välja niimoodi väga laugelt, alguses laugelt, aga järjest püstlootsemalt nagu kasvavad. No jah, eks me lihtsalt liigutame oma ümbrust, maad, asju, olendeid palju rohkem. Liigutame ja selle tulemusena muudame kõigi olendite elutingimusi. Ja siit siis, kuidas seda mõõta, võrdlemisi lihtne on energia kaudu mõõta. Energiaga on ka selline tore lugu, et kui me vaatame mingeid numbreid, siis mida inimene kasutab, mida me ise kasutame, siis need on umbes niimoodi, et mitukümmend 1000 kilovatt-tundi aastas oleme tarvitanud. Need on numbrid ja ühikud sellised suured, kes ei jõua meid meeles pidada ja neis on raske orienteeruda. Aga ongi, kui sa võtad selle kilovatt-tundi aastas, ajada antud välja tund ja aasta, siis tegelikult see on võimsusühik. Ja siis läheb asi lihtsamaks, kui me võime öelda, et me 100 aastat tagasi, umbes nii, eelmise 20. sajandi alguses, tarvitasime energiat keskmise võimsusega 0,5 kilovatti inimese kohta. Siis praegu on see 10 korda rohkem, 5. Kõigi aegade alguses, siis kui, mõtlen inimese alguses, tule kasutusele võtsime, siis sellest ajast kuni 20. sajandi alguseni oli suurenemine võib-olla 3 korda, aga edasi on olnud 1 sajandiga 10 korda. Aga mis see energia teeb, mida me sellega teeme? Me liigutame ainet, mulda,
ja no, ehitame, kujundame kooslusi ümber. Asfalteerime. Just nimelt, ehk teiste sõnadega mõjustame enam-vähem kõiki aineringeid, aga aineringed on need, mis hoiavad ökosüsteeme koos ja mis on nii-öelda kõigi organismide elutingimusteks. Niimoodi siis noh, see inimese muutus on selles, noh, me nüüd näeme kohe arvuliselt ikkagi pöörane. Kas ta nii peab olema? Ei pruugi olla, seepärast, et kuni ajani 100 aastat tagasi me saime ikkagi võrdlemisi suhteliselt väikeste keskkonnamuutmistega kenasti elada. 100 aastat tagasi meid endid oli ka vähem, meid oli umbes 2 miljardit või 1,5. Tõsi, aga see, millest ma räägin, on ühe inimese kohta olev energiatarve. Noh, seetõttu tegelikult kogu energiatarve läheb veel palju kordi rohkemaks, eks ole. Aga ka ühe inimese kohta. Võt siin nüüd on muudatused, mis ei ole ilmselt tegelikult tarvilikud ja mis 20. sajandi ideoloogia nüüd praeguses rohelises vaates ikkagi paneb väga vildakasse valgusesse. See, ütleme siis, naftanarkomaania, fossiilsete kütuste kasutuselevõtt, eks ole, mis toob kogu selle süsiniku juurde, mis ökosüsteemi ei puutu muidu. Kogu süsinikuringi, eks ole, korrast ära ajamine, eks ole, see ei ole ainult see üks nafta muidugi, pärast et oleme olulisel määral vähendanud mullahuumuse, eks ole, muldade süsinikusisaldust, see on 1/3 umbes kogu süsinikuringi untsu ajamisest. Teine 1/3 tuleb kõrvestamisest, kultuuri kõrvestamine, ehk siis ei ole enam seda rohelist lehestikku nii palju. Ja neil ei ole selliseid tingimusi, eks ole, et nad seda süsinikuringi endisel viisil saaksid ajada. Ja 3. on siis see, no need saaksid taastuda ise, eks ole, veel pika aja jooksul, aga see süsiniku juurde toomine fossiilse süsiniku kaudu, selle taastumine on äärmiselt keeruline. Ookeanite hapestumine on ju ka selle protsessi. Täpselt nii. No ja siis me oleme ajanud muidugi sassi ka teised aineringid. Nii et tegelikult see probleem tuleb energialiigsest kasutamisest, liigsest energiatarbest, ükskõik lõppeks ka, mis selle allikas on. Kui me teda liiga palju tarvitame, siis me mõjustame aineringid liiga palju ja tulemusena ongi elurikkuse kadu täiesti kohe kindlalt. Nii et ainus tee taastumisele on energiatarvet inimese kohta ja kogu inimkonna kohta ka muidugi siis oluliselt vähendada. Nii et kui me leiutaksime mingisuguse erakordselt puhta energiaallika, eks ju, mis ei erita süsinikku, eks ju, millel ei oleks ka nagu mingil muul kombel niisugust suurt ökoloogilist jalajälge, nagu näiteks päikesepatareide tootmisel või siis tuulegeneraatorite tiivikute utiliseerimisel või ühesõnaga, et isegi kui kõik need ideaaltingimused oleksid täidetud, siis ikkagi nagu see energeetilise tarbimise kasv oleks ikkagi hukatuslik või? Täpselt nii. Tähendab, tal nüüd osa hukatuslikke, eks ole, tahke siis langevad ära, tõepoolest.
aga no osa jääb ikka, eks ole, sest et aine, mida selle energiaga teeme, liigutame ja muundame ainet. Ja kas siis toome, eks ole, uusi kemikaale sisse keemiatööstuse kaudu, mis muudavad tingimusi kogu looduses lõpuks, või siis lihtsalt nihutame suurel määral aineringeid. Ja mõlemad on elurikkusele ohtlikud. Ja nii et ikkagi suurel määral on ühe sajandiga tehtud vead. Kogu see muidugi selle taga olev ideoloogia, rohkem energiat, odavamat energiat, olnud suur sajandi viga ja selle taastamine, need, eks ole, asjad, mis on hädad, mis on tehtud, ma usun, see võtab ikka väga palju aega. Seda ei saa kiiresti teha, sest et harjumused on inimestel muutunud selle ajaga mitmete põlvkondadega juba. Nende harjumuste muutmine võtab väga pikka aega. Nii et koosluses ka ikkagi, kui kooslus kuidagi ära untsu ajada, siis seda saab teha kiiresti, aga tema taastumine võtab 7 korda rohkem aega. Nii et ma arvan, et 700 aastat läheb aega, kui me nüüd ikkagi suuna sinna poole võtame, taastumise poole, et saaks tasakaalule see inimese olemine maal viisil, et on ikka ka looduslikud kooslused või ütleme elurikkus veel alles. Aga see sinnapoole vähemalt suuna võtmine on nüüd võib-olla esimene väga suur ja keeruline küsimus. Kõigepealt arusaamine nendest protsessidest piisavalt ulatuslikult ja paljude inimeste poolt. Ja praegu me näeme kohe neil päevil Europarlament arutab seda looduse taastamise eelnõud ja seal sellel eelnõu läbimineku juures on väga suured probleemid, paistab, ta ei lähe läbi praegu veel. Nii et kui ma mõtlen selle peale, et näiteks metsade pelletiks jahvatamine, kui defineeritakse taastuvenergiana ja samal ajal doteeritakse palmiõlist tehtavat biodiisli lisandit, et siis tundub, et siin on mingid hästi tõsised arusaamise käärid juba kõigepealt sees. No kindlasti, jah. Aga mis siis üldse teha? Kuidas seda mõtet inimestele arusaadavalt tutvustada seda vajadust, sest see on selge, et kui meie energia tarbimine väheneb, oletame, et elanikkonna juurdekasv, see populatsiooni kasv on nüüd stabiliseerumas, aga see ikkagi nüüd, et seda energiatarvidust piiridesse viia, siis me peaksime väga märkimisväärselt kahandama oma energiatarvet, eks ju. See tähendab ju loobumist teatud mugavustest, teatud elumõnudest, eks ju seal alates transpordist või millest iganes, või kas või sellised lihtsad asjad, mille puhul me üldse ei teadvusta, kui energiamahukas see on, kas või näiteks telefoniga üksteisele sõnumite saatmine ja nii edasi. On sul ka ettekujutus, kust otsast oleks kõige esmalt vaja kärpida meie seda niisugust energiapriiskamist?
No ilmselt ikkagi need väga suured ümberehitused on esimene asi, mis on ülimalt energiamahukad. Igapäevaelus on meil igal ühel natukene teha, aga ühiskonnal tervikuna on palju rohkem võimalusi siin vähendamiseks. See ehitamise all pidasid silmas konkreetset hoonete mingite rajatiste rajamist või? No just nimelt, eks ole, väga suured ümberehitused ja suured uusehitused. Ma ei tea, tohutud, transpordi osas on ju näha seda, olgu suured sillad, suured trassid, väga suured kiirteed, seal tunnelid ja nii edasi, tähendab need, mis aine liigutamine on väga suuremahuline ja mis muudavad maastikku väga palju ja mis on tegelikult, mille nimel suurema liigutamise, asjade liigutamise, iseenese liigutamise nimel, eks ole, ja kiirema liigutamise nimel. Nüüd see põhimõte ise, mis on see mõistlik kiiremini ja rohkem. See ise ei ole ilmselt üldse eriti mõistlik. Samas on üks kiiremini, kõrgemale, kaugemale on ju üks populaarsemaid loosungeid juba viimased 100 aastat. No isegi rohkem. Ja tähendab, see on tõsi, et see ongi see üks asju, üks ideaale, üks ideoloogiaid, mis juhatab vales suunas täiesti, ma arvan. Paremini, jah. Paremini küll. Aga see paremini... Seda seal ei mainita. Seal on kiiremini, kõrgemale, kaugemale. Ja ütleksin selle kohta, on vanasti öeldud kuu peale. Niimoodi, kuu peale. Aga just see ongi see, tähendab see püüd, et kuidas me seda kuu peale ütlust tõlgendame. Kas selleks, et me tahamegi kuu peale minna, eks ole, võimalikult kõik seal ära käia. Või vastupidi, eks ole, mingide kuu peale sellise jutu ja mõttegagi, eks ole. No võt see viimane on minu meelest nagu vanem soovitus. Nii. Tore oli muidugi ükskord ära käia proovida ja aga on juba käidud. Küll. Nii. Niisugused ettevõtmised ongi, mis on võib-olla väga suure rolliga ja sellega seotud on, eks ole, siis inimeste igapäevaharjumused ja eelistused. Eelistused, mis on kippunud ka, eks ole, 100 aastaga nihkuma, mida peetakse siis ikkagi heaks ka igapäevaelus ja see, kui me nüüd elurikkuse poole vaatame, siis kogu niisugune vaade, millest ma praegu siin kõnelen, on seotud niisuguse eelduse või postulaadiga, et me soovime elada koos paljude teiste liikide säilimisega. Et kui me soovime elada nii, et elurikkus oleks alles. Ja sel puhul siis, kui me niimoodi soovime, siis peaks me pidama elurikkaid kooslusi millekski heaks, oskama näha nende ilu, suhtuma emotsionaalselt positiivselt neisse, mis osutub, on ka nii palju ümber praegu harjutatud, et paljudel inimestel ei ole oskust enam märgata ja hinnata elurikkust üldse. Just nimelt, mida nüüd öelda sellele inimesele, kes küsib sult vastu, et aga milleks mulle see elurikkus, et mul on mu auto, mul on mu korter, mul on kass. Mul on kass ja mul on koer ka, aitab küll. No ma võin potilille panna. Milleks see elurikkus mulle üldse hea on?
Vot üks tore, see oli ka vist võrdlemisi hiljuti ühe Tallinna juhi arvamine, et need tartlased on imelikud, et nad ei taha linna täis ehitada ja tahavad, et linn oleks roheline. No see ongi nüüd see valiku koht, eks ole, suurel määral. Kas me tahame hoida seda linna rohelisena, et siin Tartus praegu veel laulavad ka kesklinnas ööbikud Tartu keskpargis. Sel kuul on ööbik laulmas. No on see väärtus. Need kooslused, mis on rikkad, need ei näe välja nagu siledad murud, eks ole. See on esteetiline eelistus, mis on võib-olla niisugune inimestele, võib-olla naasugune. Ja see on seotud nende õppimise, nende harjumustega, nende oskusega eristada. See ütleme siis esteetilise eelistuse nihkumine sinna suunas, et liigirikast põõsastikku mitte pidada negatiivse märgiga võpsikuks, on juba, eks ole, hariduse küsimus natukene. Aga kas liigirikkus on nüüd ainult esteetilise eelistusega seotud? Kas me ei ole nagu sellisesse kohta jõudmas, kus nagu see liigirikkuse ja elurikkuse jätkuv kahanemine nüüd nagu otseselt inimkonna heaolu ähvardama hakkab? Kindla peale, tähendab niisugune teaduslikud põhjendused on siin ju õige mitme kandi pealt, eks ole, mis näitavad ära, et see on oluline meie elu jaoks. Aga inimeste valik, reaktsioon on esmalt mitte, eks ole, tuleb ratsionaalsest pikast, eks ole, teaduslikust põhjendusest, vaid puht emotsionaalsest, esteetilisest eelistusest. Seetõttu kui need on eri suundades, siis asjad pigem kipuvad minema sinna, kus on see esimene emotsionaalne reaktsioon. Ja see esteetiline eelistus ja selle nihkumine, siin on kunstnikel muidugi palju teha. Kunst ja teadus siin koos ilusti ühte jalga lähevad, siis nii ehk saab. Nii et see muidugi on probleem ka selles, et kui me nüüd hakkame kooslusi taastama, siis see taastamisprotsess on ise väga keeruline. Kui me oleme ära hävitanud kohaliku oma pärismaise liigirikka koosluse, siis nullist uuesti seda teha, mitte päris nullist, aga ikkagi, siis see on vaevaline. Niisugust rikast kooslust seda ei saa kiiresti teha. Need praegused projektid, mis on ka kõik siin Tartus, kureeritud elurikkuse rühm teeb projekte ja see esialgu ei tule, esimesed aastad ei näe üldse niisugune välja, et sa tahaks sinna väga pidadagi seda ilusaks isegi juba õppinud silmaga. See võtab tükk aega ja seetõttu see elurikkuse hoidmine on esiteks oluline, aga kuna praegu on ikkagi väga suurel määral võimalik teda paljudes kohtades üksnes taastada, siis selle taastamise keerukuse mõistmine on ka tähtis. Anda selleks luba. Nii et korraga emotsionaalne, esteetiline ja teaduslik, ratsionaalne mõlemad. Et ikkagi nagu esmalt me peaksime töötama inimeste
afektide ja emotsioonide ja esteetikaga, et need nagu teaduslikud põhjendused saaksid üldse nagu kuidagimoodi laiemalt levima hakata vist, jah? No jah, ühesõnaga ilma selle võiks öelda isegi lapsepõlvest õpitud hea ja halva tundmiseta looduse suhtes need teaduslikud põhjendused lihtsalt ei tööta. Aga kuidas nüüd inimtsivilisatsioon on ju tegelikult väga-väga linnastunud praeguseks ajaks. Et mismoodi võiks üldse tekitada sellist olukorda, kus praegu sündivatel lastel, eks ju, kes nagu sünnivadki sellisesse tehiskeskkonda, eks ju, ja kelle, ütleme, sotsiaalne suhtlemine juba käib väga suuresti selliste proteeside vahendusel, olgu see nutitelefon, järgmisel aastal võib-olla veel midagi muud, eks ju. Et kuidas nagu sellel põlvkonnal üldse saaks tekkida või aidata neil tekitada mingisuguseid selliseid eelistusi või hoiakuid või suhteid sellise loodusliku keskkonnaga. Igas linnas pole parkigi. Vaata, üks suund võib-olla, seda võiks nimetada siis elu lihtsamaks muutmine on see minu arusaamist mööda. Ja võib-olla inimese vabaduse suurendamine, see käiks siis koos sellega. Mis see siis tähendab? Praegu on nii, et see suurem energiatarve juba ise, eks ole, on üks asju, mis inimesed muudab ja kogu, ütleme siis selle eluviisi natukene muudab meid rohkem sõltuvateks, rohkem orjadeks võiks öelda ja vähem ise oskavateks. Nii. See eks ole, väga erakordne tehnoloogiline areng, mis on 100 aastaga toimunud. See on viinud selleni, et me oleme selle tehnoloogia suhtes sattunud väga suurde sõltuvusse lapsest peale. Muuseas, üks huvitav vahelemärkus, mis ma olen märganud nüüd oma gümnasistist poja ja tema sõprade põhjal, oskavad inimesed järjest vähem lugeda käekirja ja käsitsi kirjutada. Lugeda käekirja, peast arvutada vähem, aga ka igasuguseid igapäevatöid ise teha. Omale enesele tööriistu teha, neid tööriistu parandada järjest vähem. Saab vabaelu kinni siduda. Kui sul on takk ja kleepsuga papusid oled nagu lapsest saadik andnud. Oma kuube parandada, oma enese asju, eks ole, ja selles mõttes taastada neid ise. See on ju täiesti märgatavalt vähenenud see oskus. Nii, aga see, miks see nii on, eks ole, sest et meil on niisugused tehnoloogiad ja need on aga nii tehnoloogiad on meil selle tõttu, et nad, eks ole, kasutame nii palju energiat nende tegemiseks ja hoidmiseks, mis iseenesest, eks ole, on siis korraga meie ümbrust, looduse mõttes ümbrust vaesestanud. Nii, tähendab, kui me kasutame vähem energiat, siis see tähendab samal ajal seda, et me peaksime töid tegema rohkem
ise oma enese kehaga. Nii, aga korraga, eks ole, me näeme, et see tähendab seda, et me saame olla vähem sõltuvad, sest see tehnoloogia sisuliselt orjastab meid. Me saame olla vabamad. See ise individuaalselt, eks ole, igaühel rohkem oskusi, mitmekesiseid oskusi igapäeva tegevuste juures ja kogu oma elukorralduse juures. See on nüüd üks asju, mida võib öelda, eks ole, mis käib koos lihtsama elamisviisiga. Aga see lihtsus on siin siis selles mõttes, et ta ei ole nii-öelda tehnoloogiliselt ja ka võib-olla hierarhiliselt nii suurel määral ära korraldatud meie eest, vaid meil on vabadus ise selles rohkem osaleda ja ise teha erinevaid asju. Nii, tähendab ka käsitööd, igasugust käsitsitööd. See on nüüd niisugune tehnoloogiaga seotud suhe, mis koos niisuguse, eks ole, väiksema energia kasutusega saaks olla selleks mõistlikuks suunaks. Ja vabadus on minu meelest kindlasti üks sellistest mõistlikest mõistetest, mis paneb inimesed kõrvu kikitama. Ja sellel vabadusel on nüüd veel teine tahukene, mis suur tükk, mis on meilt ära võetud ja jällegi suuresti viimase sajandiga. See on täiesti hoopis nii-öelda pehmes suunas, eks ole, mitte asjade tegemise suunas, vaid ühiskonnas rohkemate normide kehtestamise suunas. Seaduste, raamatute palju paksemaks mineku suunas. Neid tehakse kogu aeg ja palju juurde, millest me peame kõik kinni pidama. See on õige keerukas. Tohutu kohtute ja advokaadide, eks ole, armee seda kandmas ja kõik muu. Tähendab, see on tegelikult nüüd väga suur, eks ole, jällegi vabaduse vähenemine. Igasugused väiksed arusaamatused, me võime ju, oleme kogu aeg tuhandete aastate jooksul, enamikus nad ikka ise ära lahendanud. Nii, pidanud aru sõpradega või perega või naabriga ja hea küll, naaber on ulakas kogu aeg, eks ole, aga me elame temaga kõrvuti ja me sätime ikkagi niimoodi, et me saame temaga hakkama, ei käi kogu aeg kohtus, eks ole. Aga nüüd selle oskuse ise ära lahendada omavahel erinevusest tulevaid arusaamatusi, see on tegelikult ju vabadus. Nii. Aga nüüd on suuresti ühiskonnad ära andnud selle vabaduse seaduste järgijale, eks ole, ja nendele tohututele normide hulkadele, mis kasvab, on kasvanud nii sama kiiresti, kui see energiatarve on kasvanud. See on omaette huvitav nähtus. Lihtsam elu tähendab siis seda, et neid norme ka vähem on. Sinna suunas on samuti minu meelest väga oluline mõistlik liikuda koos. See võikski olla ka nüüd see laiema ökoloogilise arusaamise üks osa lihtsama eluviisi poole ka selles mõttes väliste normide väiksema hulga neist, eks ole, vähema sõltuvuse ja sellega siis tegelikult inimese vabaduse suurendamise suunas, sest see ongi nüüd huvitav, et selle 100 aastaga, kuigi eks ole, me justkui loeme, et meil on vabadust rohkem tänu sellele, et meil on, eks ole, igasugused tehnoloogiad, meil on igasugune energiatarvitus, kasutame seda rohkem, aga kui me läheme seda teed, see on võimalik, et inimene ühiskond tervikuna ei suuda seda
pööret teha väiksemale energiatarvitusele, siis selle tulemus on, et palju enamal määral kui praegu on kõik meie ümber kunstlik. Kõik on kunstlik ja muid olendeid, kui neid siia jääb, siis ka need on siis suuresti geneetiliselt ümber tehtud, meiega mingil määral sobitatud, aga nad ei ole nii-öelda seda nii-öelda metsik pärismaine elurikkus, lihtsalt kaob kuskile mõnda väikesesse ruumitükki võib-olla neid mingisuguseid museaalsetena kooslused säilitatakse, aga museaalsena ka ei saa ta enam püsida, kui tal ei ole kogu seda ümbruse liigifondi maad, kus ta ennast taotleda saab, sest et need kooslused on kõik avatud. Või siis mõned lihtsalt eriti vastupidavad liigid, kui mõelda, kes praegu nagu suudavad inimesega koos elada, ütleme, närilistel on päris hea põli, eks ju, kärbsed, tarakanid, ütleme sadamalinnades või ütleme mereäärsetes linnades kajakad saavad ka linnas siiamaani suhteliselt hästi hakkama, kuni prügikastid veel kiipkaardiga kõik ei käi. No jaa, aga kui inimestel on, eks ole, nende suhtes ka, eks ole, väikene negatiivne suhe, siis ei ole midagi keerulist neid ka ära kaotada. Jah. Nii et valiku koht on ja selles, kas kõik meie ümber kunstlikuks või koos elurikkusega. Ja kui koos elurikkusega, siis tuleb pidada põhilist niisugust tehnoloogilist majanduskasvuga ideoloogiat, mida viimane sajand on kandnud, lihtsalt suureks eksituseks. Sajandi veaks. Jah, tõttelda suureks eksituseks päris paljud inimesed seda juba peavadki, ta ei ole vist küll nagu selliseks üldrahvalikuks hoiakuks muutunud, aga kui me viimane kord, see oli kohe pärast seda Biotoopia konverentsi, istusime seal Pirita jahtklubis koos, siis sa mainisid sellist terminit nagu simple living. Kas see on nüüd nagu mingisugune juba tekkinud või alles tekkiv ideoloogia, mis nagu endale maad juurde on võtmas? Või on see alles selline puht teoreetiline liikumine? Me võime öelda, et see algab Henry David Thoreau'st, eks ole, sellest seesugune arusaam, et suund, milles tsivilisatsioon liigub, ei ole kõigis õige. Aga nüüd, eks ole, umbes pool sajandit tagasi koos rohelise liikumise, koos ökoloogiliste probleemidest arusaamisega, eks ole, muutub see juba laiemaks ja sealt peale on see simple living, eks ole, ikkagi üks osa sellest vaatest, sellest rohelisest vaatest, ökoloogilisest vaatest, see on aga keerukas on see, et eks ole, siin peab mõistma selle komplekssust, neid probleeme, mis tuleb ära lahendada, et sinnapoole üldse liikuda saaks. Ja see sama liigne energia tarvitamine, et see on üks kõige üldisemaid ja põhilisemaid probleeme ja põhjusi siin. Sellest arusaamiseni on võtnud ka aega. Nii et muidugi tasapisi käib ühelt poolt osa kunstist, ühelt poolt osa teadusest ikkagi, eks ole, sinna suunas ja on suutnud ära põhjendada. Aga praegu valiku kohta on niivõrd, kuidas öelda, oluline ja radikaalne, et korraga ei saa mõlemas suunas minna, eks ole, kasvatada ja kahandada. Kasvatada ja kahandada tõepoolest korraga ei saa.
ja nüüd noh, ütleme sellest Rooma klubi esimesest raportist on möödas nüüdseks juba rohkem kui 50 aastat. Tasapisi nagu nendest formuleeringutest hakkab, ma ei tea, kas just inimeste enamik aru saama, aga noh, juba ütleme piisavalt suur hulk, et nagu suuta natukene mingeid ühiskondlikke protsesse suunata. Mulle tundub, et ütleme, teaduste roll nüüd nagu selles liikumises on absoluutselt põhjapanev, sellepärast, et meil on igal juhul tarvis sellist nagu õpetatud, mõõdetud, põhjendatud ja argumenteeritud teadmist sellistest suurtest protsessidest. Nüüd selleks, et see emotsionaalsel ja afektiivsel ja esteetilisel tasandil iseenesest mõistetavaks saaks, siis siin on loomulikult kunstidel ja ma pean silmas siin nii kirjandust kui muusikat või ühesõnaga kunste kui sellist väga suurt tervikut inimtegevuse valdkondades. Aga lisaks sellele näib mulle, et nagu niivõrd suuri ja põhjapanevaid protsesse käivitada inimühiskondades, meil on tarvis midagi veel, meil on tarvis nagu selliseid võlusõnu. Me võime seda isegi tinglikult ju maagiaks nimetada, kui me mõtleme selle peale, et maagia on oma ümbruse mõjutamine selliste märkamatute vahenditega. Ja võlusõnad tegelikult on ju osutunud inimtsivilisatsiooni arengus ja muutumistes hästi oluliseks. Võtame kas või selle kiiremini, kõrgemini, kaugemale. Kiiremini, kõrgemale. Tugevam. Ja et see on tegelikult ju kohutavalt palju innustanud inimesi täitsa vales suunas jooksma, aga tegema seda innustunult. Et meil on vist praegu natukene puudus sellistest võlusõnadest, mis suudaksid meid nagu sama innustunult suunda muutma, mulle väga meeldib, et sa tänase hommikupoole jooksul oled hästi mitu korda lauale toonud sellise mõiste nagu vabadus, mis tegelikult ju on tänapäeval üsna defitsiitne asi, mis nagu paistab järjest defitsiitsemaks muutuvat ja kas äkki see vabadus siis võiks olla nüüd üks nendest võlusõnadest, mis meid aitaks innustunult suunda muuta? Aga siin on minu meelest hoopiski see, et ega valdavalt ei saada arugi sellest vabaduse puudumisest praegu. Nii et see ei pruugi ka hästi töötada, kuna see vabadus, eks ole, see on hoopiski olnud siin ja tükk aega, kuidas öelda, selle majanduskasvumehhanismi alus, kuidas öelda, võlusõna. Aga siin on nüüd teise kandi pealt see sinna nii-öelda ökoloogiline vabadusest kõnelemine. See ei pruugi olla veel see parim võlusõna siin, kuigi sellel on nagu roll. No näed, siin on meil mõtlemist. No, eks ole, isegi ju ilu, millest me oleme rääkinud, on üks selliseid, mis võiks ka olla, aga siin on ka kohe näha seda, et see ilul on ka, eks ole, erinevaid asju peetakse ilusaks.
No vahepeal ta oli üldse väga ebapopulaarne mõiste, nüüd ta hakkab jällegi nagu moodi tagasi tulema. Nojah, aga see sama, et mida me ilusaks peame, aga üks inimene peab ühte teine teist ja need suunad võivad olla ka siin väga erinevad. See sama, eks ole, et harjudes nii-öelda täiesti kunstliku ümbrusega ja näha ilusad üksnes selles, mitte nii-öelda mitmekesises ja ilma lähemalt vaatamata, eks ole, kuidagi väga veidras rohelises põõsastikus. Nii tähendab, kuidas seda näha kaunina. Mind on veider esteetika nagu järjest enam kütkestanud, mida Timothy Morton räägib sellest, jah. Timothy Morton räägib sellest ja tegelikult sellest räägivad aastakümned juba mitmedki mõtlejad ja mitte nüüd otsesõnu, eks ju, aga ka kui nüüd vaadata nagu aastate lõikes näiteks kas või selliseid foorumeid nagu Veneetsia biennaal, siis tegelikult seal veidra esteetika osakaal on järjest kasvanud. No teisipidi on ikkagi mõned asjad ka lihtsalt, kuidas öelda, võib-olla täitsa traditsioonilised asjad, nagu eks ole, ööbik ja kullerkupud ja kassikepad. Need on miski, mille suhtes võiks olla ikkagi väga paljudel niisugune vaade, et need võiksid meiega jääda. Ja. Samas kui vaadata kullerkuppu ja kassikäppa nagu hästi lähedalt ja natukene veel suurendades, siis tegelikult ilmneb, kui veidrad nad on ja kui kuulata ööbiku laulu niimoodi tõesti tähelepanelikult, siis see on ikka veidram kui veider. Jah, aga eks ole selleks, et neid hoida, tuleb omaks võtta suuresti see rida põhimõtteid, millest me just rääkisime. Ja. Nad ei püsi, kui me oma tarbimisega, mida me integraalselt saame just energiaga mõõta, niimoodi edasi läheme, nagu oleme läinud. Või isegi praeguse tasemega. Aga neid hoides on meil vabadust mõnda pidi hoopis rohkem. Arvan, et selle vabadusega võiksimegi siis täna lõpetada. See on lõpuks ilus sõna. Tore. Põgene, vaba laps. Just. Aitäh sulle. Sulle ka aitäh. Biotopia podcast for all living creatures and earth dwellers.